No nii, hakkame siis pihta, 1, 2, 3. Tere, olen Lauri, üks partner kinnisvarast ja täna teeme siis koos Romaniga väikse aasta kokkuvõtte. Mõtlesin, et endalt küsimusi on vähe imelik küsida, et palusin Romani appi. Räägime siis natuke, millega me aastal tegelesime ja mis on tulekul. Mis seal ikka, hakkame siis küsimusi tulistama. Jah, esimene küsimus siis sulle, et kuidas sul see aasta läks? Kuule, aasta algus oli siukene natuke aeglasem, aga suvi oli ka siukene pigem tegus ikkagi ja aasta lõpp oli siukene päris hullumeelne ja uus aasta töötab ka tulla. Palju uusi objekte ja loodame, et saame siis inimesi kuidagi moodi aidata. Okei. Ja muidu sellest aastast sul mingid huvitavad lood on ka olnud? Kogu see aasta oli huvitav tegelikult, et kõik teavad, et kinnisvaraturg on olnud praegu suhteliselt aktiivne ja kui sa ise oled aktiivne, siis juhtub ka sinuga nii mõndagi. Tõsi. Võib-olla kõige huvitavam lugu oli ühe suvila müügiga, et kus mul 2 klienti tulid vaatama ja siis ülevaatuse käigus avastasime, et seal suvila all oli üks rebane ära külmunud ja sellega siis möllasime, oli vähe naljakam lugu oli. Ja siukesid naljakaid lugusid võib-olla veel oli, et ühe maja müügiga oli siuke lugu, et näitasime seda maja siis inimestele. Ja seal lapsed, hullult palju lapsi oli, ma ei tea, 5-6 tükki möllasid ringi seal esimesel korrusel. Ja siis ma läksin teisele korrusele ja vaatasin, et jube palju erilasi on kuidagi teisel korrusel. Ja siis need lapsed tulid ka siin üles ja ma vaatasin, 1 eriline, 2 erilist, hakkasin kokku lugema, 25 tükki oli. Ilmselt seal oli kuskil erilise pesa olnud, siis mõtlesin kiiresti lastele, et lähme nüüd alla uuesti vaatama, et ülevalt on nähtud küll juba. Et istusin omanikule ja küsisin, kuule, et millal sa teisel korrusel käisid? Ta ütles, et kuule mingi, ma ei tea, 3 nädalat tagasi või. Siis mõtlesin, tead, sul on erilise pesa seal. Õnneks keegi nagu haiget ei saanud ja pesa sai likvideeritud ja maja ka müüdud. Kuule, tegelikult võib-olla lapsed ei mänginud, et lihtsalt jooksid nende erilaste eest ära vaata. Võib-olla ma sain valesti aru, ma ei oska öelda. Et need olid sellised, me jõuame veel võib-olla paari loo juurde, et kui me räägime mitte müüki võetud objektidest. Okei. Ja mida sa pole siis müüki võtnud? No üldiselt ma üritan inimesi aidata ikka nii palju kui võimalik, aga ütleme, et kui inimestel, ma ei saa halvasti öelda, et kas mõistus korrast ära või midagi, aga... Kui inimesed ei saa ennast aidata, siis sa ei saa... Kui me ei saa aidata, jah, meil oli üks suvila lugu. Ma ei taha öelda seda aadressi, isegi piirkonda ei taha öelda, võib-olla see inimene tunneb ennast ära. Täägi teda videos. Ei taha täägida, jah. Et selles mõttes oli niimoodi, et pöördub minu poole palvega, et kas saaksid aidata mu suvilat müüa. Loomulikult saan. Otsisime välja siis kõik tehingud, andmebaasid, palju see maksta võiks. Ja ütleme siis, kui ma ei taha jälle hindest rääkida, et ütleme, et piltlikult öeldes, kui suvila maksis meie andmete järgi kuskil 9 eurot. 9 eurot. Ma ütlesin, et ma saan tuua sulle võib-olla 10 eurot. Päris hea hind suvila jaoks tegelikult. Ma saan tuua sulle 10 eurot äkki. Ja ta ütles, okei, ma toon sulle 10 000 on kasumit. Siis me seal käisin vaatamas seda ja ega olukord see kõige parem ei olnud, et võib-olla isegi maha lammutada või täielikult kapitaalremont teha ikkagi. Ja siis pikalt oli vaikus ja saatsin talle sõnumi, et kas sa oled mind ära unustanud või kas sul on ikka müügimõtted olemas. Siis ta ütleb mulle, et kuule, et paneks 140. Siis ma ütlen, et kuule inimene, et sa tuled minu juurde, sooviga oma suvilat müüa. Ma ütlen sulle hinna, kuidas ma saan sulle 10 000 rohkem tuua. Ja nüüd sa võtad kuskilt 3 nädalaga 40 000 otsa. Ja siis ma küsisin, kuidas sa jõudsid see hinnani. Et me teeme asju ikkagi vastavalt andmetele ja turu olukorrale. Ja ütles, et töötasin koroona ja kinnisvara tõus ja siis ma ütlesin, et ma ei jõua. Ma ei saa, et kui sul on siuke soov, me saame sind aidata kinnisvara müügis nii hästi kui võimalik, aga me ei saa ju täiesti tsirkust ka teha ikkagi. Et võib-olla sellega oli ja üks lugu veel, mis oli see, kus sa ei võtnud ka objekti. Ma ei võtnud, jah. No see oli ikkagi, see läheb juba musta huumori klassikasse. Lasa käia. Üks tädi helistas mulle ja Mustamäel siis 3-toaline korter on vaja maha müüa. Mõtlesin, okei, et tuleme siis vaatame, et mis olukord on. Ei saa tulla. Et miks ei saa, et mul on mees on seal sees, aga mis ikka, et kas mees jääb teise tuppa või midagi. Ei, mehel on väga halb tervis, et see hakkab vist kohe põhimõtteliselt ära surema. Okei, ma saan aru asjast. Aga ikka tahaks jubedalt müüa. Siis mõtlesin, okei, aga teisi ise pildid ja saame kokku. Sain see tädi kokku. Mees oli hinnas muidu või? Mees ei olnud hinnas. See lugu lõppes, ma ei tea, kuidas ta lõppes ausalt öeldes. Ma loodan, et lõppes hästi.
aga päeva lõpuks ma sain temaga kokku tema töö juures siis ja ta oli pildid teinud ja ma hakkasin uurima, et miks sul seda vaja kiiresti müüa, nii mis see põhjus on. Et nagu meie kui maaklerite eesmärk ei ole kiirmüüki teha ja noh, müüki ja homme nägemist. Korraks segan vahele, et mis see ideaalne müügiaeg on? No mul endal on kuskil 1,5 kuud, et nagu sõltub natuke inimeste soovist ka, et noh, kui sa pole endale veel uut kodu leidnud näiteks ja sul on aega, siis me alustame alati kõrgemalt ja üritame tuua siis sulle nii palju raha kui võimalik, aga ütleme optimaalne periood kuskil 2 kuud, aga noh. Õige hinnaga optimaalne periood on kuni 2 kuud. jah, et nii, et me saaksime su raha ka tuua. Selles suhtes jah, et aga tädil oli jube kiire ja siis ma hakkasin uurima, et tal oli vaja, ta ütles, et tal on vaja mingit raha kanda kuhugi mingisse panka. See polnud nagu pank, vaid see oli nagu Skrill või mingid siuksed äpid, kus sa nagu kannad teed money transfer'id põhimõtteliselt. Nagu mingi SMS raha? Ei nagu, no kuidas ma ütlen sulle, ma ei tea, Skrill, vaata. Ühesõnaga. No virtuaalsed rahakotid ühesõnaga. Et tal on vaja raha kanda kohe Saksamaal, et tal kohe mingi Robert on tulemas. Ma küsin, mis Robert, mis asjad? Noh ja kokkuvõttes pikk jutt, lühidalt kokkuvõtte oli see, et ta oli langenud siis selle e-maili pettuse ohvriks. Saad aru, vaata, kus inimesed kirjutavad, et sa oled Aafrikast võitnud 1 miljoni, ole, kanna mulle 20 000 üle, et saad oma 1 miljoni kätte. Ja vaene inimene juba vist oli 15 000 ära kandnud ja nüüd tahtis oma korteri maha müüa. Et nagu see raha sellele mehele kanda siis kuhugi, ma ei tea, kuhu kohta siis. Aga ma ütlesin, sorry, ma ei saa nagu sind aidata ja ma läksin isegi politseisse sellega ja võtsin linnaosa valitsusega ühendust, ütlesin, et kui teil nagu midagi ette ei võta, siis ilmselgelt võib varsti uus nagu inimene olla kodutu siin. Aga ma ei tea, kuidas ta lõppes ja noh. No loodame hästi. Ma loodan ka, et aga noh, siukse asju me lihtsalt ei saa teha, et rist ette ja kõik müük, et siukse asja, sorry, me ei tee. Jah, ei, see on arusaadav. Selliseid lugusid nagu rohkem ei ole. Ei taha, loodan, et tuleb jah. Okei, aga praegu sul on midagi müüki tulemas? Mul on tulemas, aga räägime äkki sellest, mis me müüsime, et noh, ma ei hakka kõiki objekte siin ette ütlema, et. Okei, räägi, mis selle aasta kokkuvõte on, et kui palju sa müüsid ja tegite kasu oma klientidele? Noh, põhiline kasu tuleb ikkagi nõustamisest, ma arvan, et inimesed, kes meie poole pöörduvad, neil on pidevalt ju mingid küsimused, et palju see maksab, mida võiks teha, kas jätta mööbel sisse, kuidas mõnikord on tegu pärandvaraga, kuidas seda lahendada, mis käigud enne teha. Et esimene kasu on nõustamisest, aga kui me räägime nagu konkreetsetest summadest, et mida ma nagu enda klientidele see aasta tõin siis, et ma lõin kokku, see on kuskil 141 000 eurot. On see kasu nagu. See on nende puhas kasu? See on nende puhas kasu, jah. See on nende puhas kasu, et kui te mõtlete, et jällegi levinud müük, võtame vahelt. Me anname sulle ju nõu, kuidas saada rohkem raha, et noh, et samamoodi võtab ju, kuidas sa oled, ma ei tea, sellesse leib ostma. Nii-öelda nagu win-win, et mõlemad pooled võivad. Et alati me üritame leida nagu win-win positsiooni. Noh, kui tuleme tagasi suvila loo juurde, siis nagu seal oleks olnud win ja tsirkus, et mina oleks tsirkus olnud ja siis võib-olla win, et ma ei tea, kuidas see oleks võimalik olnud, aga las ta jääb sinna. Okei, ja müüki on tulemas siis? Jah, nüüd aasta on läbi saamas, et selles mõttes, et noh, miks me seda videot ka praegu teeme, et kui kellegi on huvi, pidevalt küsitakse, et kuule, kas sul on midagi leti alt tulemas. Vaadake, asi on, et kas on kuskilt, et no kuidas me leti alt müüme keldrist või põranda alt, et noh, see ei ole niimoodi. Aga mida me saame inimestele öelda, kes see videot vaatama hakkab, on see, et mina enda Facebooki lehele, ma panen alati üles need kulutused, ütleme 5-6 päeva enne kulutuse avaldamist. Et meil on müüki tulemas siuksed asjad. Eelmüük. Nagu eelmüük jah, et nagu need inimesed, kes nagu kas siis minu või sinu sotsiaalmeediat hakkavad kunagi jälgima, noh, siis me saamegi nagu teile pakkuda seda, et teate nagu esimesed inimesed, kes saavad info. Samamoodi teen oma lehel. Jah, et nagu see info kätte saavad. Aga mul on siin terve rida asju, et ma ulistan siis kiiresti ette. Meil tuleb siis Maja Sauel, Tupik tänaval päris suure krundiga, Paarismaja Peetris, korter Kristiines, 2-toaline, 3-toaline korter Mustamäel, väga heas majas kusjuures. Maja Saue vallas, et natukene ääsmest edasi, aga väga mõnus koht siukene. No, ma ei saa sellest rohkem rääkida, aga seal on asja küll, jah. Korter Põhja-Tallinnas, täiesti renoveeritud, kapitaalremont tehtud, uueväärne põhimõtteliselt kivimajas siis. Maja Haapsalus, ka suht uueväärne, 2 korterit Kalamajas, millest siis üks on 2-toaline, üks 3-toaline, suht Kalamaja südames ja 2 korterit Maardus ja üks suurem kompleks siis
Kesk-Eesti poole ja seal on ka nagu, tegu on ikka erilise asjaga, et selle hind ei ole ka, et pigem võib-olla investoritele. Ma olen seal koha peal käinud, nii et see jutt vastab tõele. Kuule, siuke küsimus, sa midagi mulle objektidest ei tähenda. Kõik annan ära. Kõik nägid, jah? Kõik nägid, jah, et loodame, et see video väga kaua üleval ei ole siis. Okei, ja muidu, kui vaadata veits kõrvale, et mis su muu tegu on, midagi huvitav, mis sa teed selle tööga seotud? No eks ta ongi põhiliselt nõustamine, et mida ma unustasin ka mainida, et tegelikult 2 korterit tuleb veel Nõmme müüki. Et inimesel erinevad... No need ma jätan sulle. Et sa ei enne kinnitanud ära lihtsalt. Et nende põhiline nõustamine. Ma räägin teile niimoodi, et kui te tahate valida nagu asjalikku maaklerit, ma ei hakka ennast siin reklaamima. Loomulikult tegelikult me teemegi videot sellest, et reklaamida ennast, aga päeva lõpuks, et igasugune reklaam on hea. Ja nagu ma ka sulle on öelnud, kõige tähtsam asi on nagu meie valdkonnas teadlikkus. Teadlikkus. Et see, kuidas me nõustame, mis nõu me inimestele anname, ma arvan, et see on nagu päeva lõpuks see võiti, et kuidas võita inimeste usaldust ja siis edaspidi teenida endale uusi kas objekte ja abistada. Kui niimoodi seda loogikat jälgida, et vaata, kui palju sul nagu juba tulemas nagu uusi objekti, see näitab seda, kui hästi sa oled oma tööd nagu varem teinud. Nojah, eks seal niimoodi ongi, et päeva lõpuks inimesed kardavad, et kõik teame, maaklerid on palju. Yeah. Samamoodi on ju, mina vaata juuksuritest rääkida ei saa, aga mingitest koolitustest, kus me rääkisime, et tegelikult ju, vabandust väga, aga me ei konkureeri suurema turu osaga. Näiteks, et 90% juuksureid ei ole ja kõige paremad, kus sa käid. Mul korraks segane vahele, mul paar päeva tagasi tuli selline küsimus, et kas on raske tulla heaks maakleriks. Ma ütlesin, et heaks on päris raske, sest selliseid ei ole nagu väga palju. Ja selle jaoks on tõesti nagu vaja väga palju just erinevat tööd teha ja infot koguda ja õppida ja spetsiifika. Ja et mis muud, et tegelikult tegin päris palju turuülevaateid, tegime siin Delfisse artikleid, Geeniusse artikleid, Rae valla turuülevaade, Harku valla, Viimsi valla, Saue valla ja kindlasti midagi läheb meelest ära ka, et mingid soovitusartiklid vist olid Geeniusse veel, et siukest nõuandmist on ikkagi olnud, jah. Et eks see aasta niimoodi läheb, et alguses vaatad, aega on nii palju ja nüüd me oleme siin täna 22 on vist või? 22 peaks olema, jah. 22. Viimased istume siin, jah, kontoris. Viimased, et näete, et keegi teeb tööd ka. Keegi teeb tööd, me filmime siin midagi. Aga ma ei tea lõpetuseks, mis ma oskan öelda, et kui teil on huvi kinnisvara küsimustest, võite minuga ühendust võtta, võite Romaniga ühendust võtta. Oleme siis alati avatud mõtetele, pakkumistele ja kui tahate midagi teada, mis tuleb ennem nagu müüki, siis olge hea, likeige mu Facebooki lehte, samuti tulevad ka videod YouTube'i ja ega midagi, soovime siis kõikidele häid pühi ja tegusat uut aastat. Minu poolt ka, aitäh!